Juss käib poes. Juss, tule lähme poodi. Kohe tulen. Mina tulen ka. Mis me poes teeme? Ema palus üht-teist osta, aga peale selle saab Juss õppida rahaga ümberkäimist. Kas me kõnnime poes ümber raha? Ei, Juss, rahaga ümber käima tähendab seda, et sa mõtled poes enne järele, mida sa täpselt vajad ning palju sul selle jaoks tegelikult raha on. Mu vanaisa ütles ikka, et ega raha puu küljes ei kasva. Ma ostan endale ja asile mõned asjad oma raha eest. Väga hea, Juss. Mina tahan robotit. Kohe vaatame, mis robot maksab. Aga kui me selle roboti ostaksime, siis oleks minu taskuraha otsas. Tahan robotit. Hästi, ärme täna osta robotit, ostame hoopis õhupalle. Ja kell. Siis, siin on igasuguse õhupalle, missugusi me tahame. Võtame need õhupallid, need on kõige odavamad. Oota, Juss, oled sa ikka kindel selles? Miks mitte? Vaata õhupallide all olevale sildile. Siis saad teada, kui palju üks õhupall pakis maksab. Juss, millises pakis maksab üks õhupall kõige vähem? Seal, kus on 6 õhupalli sees. Tubli, kui sa selle paki valid, siis maksad ühe õhupalli eest vähem. Muidugi ma ostan ikka selle, mis on odavam. Ka siis, kui osta rohkem, saab alati odavamalt. Mitte alati. Ikka arvutada. Tuleb ka ning mõtelda selle üle, kas sul üldse nii palju on vaja, kui pakis on. Poisid, lähme võtame nüüd neid asju ka, mis ema palus osta. Palun viilutage mulle 300 grammi seda vorsti. Näe, vaata, tead, me oleks see vorst juba viilutatuna. Väga õige, Juss, aga valmis viilutatud vorst on kilepakendis ning seepärast kallim. Ahah. Aitäh. Nii, nüüd lähme võtame mahla ka. Mahla. Võtame selle. Juss, see on küll kõige odavam, aga näe, vaata, siia on kirjutatud, et see on mahlajook. Mis see tähendab? No see tähendab, et tegemist on peaaegu morsiga. Ostame ikka päris mahla, see on tervislikum. Ostame, jah. Oota, Juss, see kohuke on tehtud taimerasvaga. Võta parem selline, mis on ainult kohupiimast tehtud. See on tervisele kasulikum ja aitab sul kasvada. Aga kuidas ma tean, missugune rasv sees on? Lihtsalt taimse rasvaga tehtud kohukeste sildile on kirjutatud dessert. Ülejäänud kohukesed on tehtud kohupiimast. Selge.
palun, mis on lahti õhupallide hinnaga? Nimelt oli saalis märgitud nende õhupallide hinnaks 1 euro ja 20 senti. Oi, aitäh, et te sellest teada andsite. Las ma kontrollin kohe üle. Ma väga vabandan, on juhtunud eksitus. Arvutisüsteemis oli õhupallidele jäänud vale hind. Kohe parandan ära. Nii, nüüd on õigesti. Oi, aga me unustasime kilekoti osta. Ei, me ei tahtnudki ju seda kilekotti. Loodusele on parem, kui me kilekottide ostmise asemel kasutaksime riidest poekotti. Näe sellist, mis mul kaasas on. Aga rahaga ümberkäimine polegi raske. Ainult natuke arutada on vaja. Täitsa õige, Juss. Elas kord üks muinasjutt sai läbi.